Tere! Järjekordne Kokka Eegiga saab alguse võrratult noaterassilt. Ja täna ma ei ole siin üksi, järjekordselt ei ole üksi. Täna on minuga koos Dmitri Aljukov, Selveri köögi peakokk. Ja, tere. Mis me täna teeme? Ma ei tea, läheks äkki teemasse, mis siin praegu hetkel ootamas on. Jõulud, mis sa arvad? Ja meil käisid siin päkapikud ja tõid vahvaid piparkooke. Siia rosmariini alla või? Rosmariini kuuse alla, jah. Ja teeks täna jõuluroogasi. Et minul on plaan parti küpsetada nii-öelda Pekingi partiga väga eestipäraselt vastavate lisanditega nagu hapukapsas ja õun ja mis siin mul veel on, hõõgvein. Ja võib-olla alustaks sellest ja siis ma tean, sul on üks väga vahva retsept. Jaa, ütleme, et jõulud on pigem ikkagi süüakse liha või mingeid selliseid kalasid, aga suppi väga ei sööda. Et siis ma mõtlesin, et täna võiks teha, mis läheb hästi jõulude teemasse, on verivorst. Teeme verivorsti suppi. Et siin ikkagi, tead, jõulud on juba läbi saama, tead, sul on mingid seal kusagil kapi nurgas on mõni kuivad verivorst või ahjust järgi jäänud eelmine päev, et miks mitte? Et sellest võiks ju teha ju mõnusa suppi. Prantsusmaal mingites regioonides on täitsa see verivorsti supp on täitsa teema seal. Okei, nemad ei pane siis küll nii palju tangu, kui meil siin on verivorst sees, et see on nagu liha ja ütleme, selline veri on seal põhitooraine. Järjekordselt ma pean tänama toidunaudi poissi Pärnust, et kes mind varustasid verivorsti ja verikäkiga. Et verikäki ma grillin ka siin grilli peal korra sellist krõbedaks chipsiks või krõpsuks ja see annab head tekstuuri sinna supile juurde ja ma panen sinna natukene veel suppi peale panen siis marineeritud köögiviljasid ka. Mul on selline vahva asi siin, et kapparid on nagu päris soolakas ja sellised äädikases vees, et ma viskan täna need jurkad siia sellest samasse kapparivedelikku ja ma arvan, et siin 20 minutiga ta mõnusalt juba marineerub ära, tõmbab selle kappari need soolad ja äädikad sisse ja läheb ise pehmemaks ja kaanistan seda suppi sealt pealt. Nii, Tiima, kas sa tahad veel rääkida korra, millega sa seda parti endal maitsestad või mis sul, ma vaatan, et sul on see mingid juurviljad veel, et mis sa nendega plaanid teha? Kuna meil saade on selline mitte kõige pikem, on ju, 40 minutit umbes, ma paneks praegu ühe pardi juba ahju ja sama aeg, kui see part meil küpseb, ma näitan, kuidas ma seda tegin, ehk siis nii-öelda tagurpidi retsept, et nii kaua, kui see jõulupart meil küpseb, ma näitan, kuidas ta valmis saab. Ja siis, kui on sul supp valmis, siis ilmselt on ka meil part hästi mõnus krõbe ja selline rohkem pruun, sest praegu ta on veel toores, ta on küll marineeritud ja ilusti maitsestatud. Ja ma arvan, tal ongi õige aeg minna ahju. Nii, kas ma aitan sind või? Jaa. Ma panen alla alusse selleks, et pardi rasva ei põleks otse süte peal. Kas sa... Ma ei pannud tähele, kas sa juba ütlesid, mis temperatuuril sa seda umbes teed ja... Ja selles mõttes selle grilleegiga on ikka väga hästi, et sa võid ükskõik mis temperatuuriga teha, peaasi, et see grill oleks kuum. Et selline vahemik 180 kuni 260 on täiesti okei, et kui sa tahad, et hästi kiiresti saaks valmis, siis paned 260 ja pigem valvad, kui järsku tekib soov külalistega klaasikesse glögi juua, siis võid natukene madalama temperatuuri panna 160 ja minna rahulikult lauda istuma. Grill teeb ise kõike ära, et valvama ei pea. Selle grilliga on see, ka ütleme, parti grillil teha on suht keeruline tegelikult, et kuna ta võib seal, see rasv võib põlema lihtsalt minna, et selle eegiga vist seda muret vist ei ole. Selles mõttes, et kui sa nagu lahtise tule peale viskad, võib-olla siis mingi hetkike nagu hakkab tilkuma sinna, aga kui sa paned vaheresti või mingi aluse alla, mis ta korjab nagu selle rasva kokku, siis grill on ka tegelikult puhtam, et ei ole vaja nii palju tossatada. Nii, aga ma kiirelt räägin sellest pardist ära. Täiesti tavaline poepart. Minu meelest umbes 2,6 kilo. Part tuleb ära pesta ja 200 tiiba tuleb siit eest ära võtta.
miks, sest nad põlevad kõige kiiremini ära. Need võib iseenesest sinna vist juurikatega isegi võib panna, ja, kui soovi on kodus. Või siis puljongiks või supiks. Just. Nii, aga Tiima, räägi korra sellistest ka, mis sina ise jõuluks kodus teed perele? Kui äkki sul on nii hästi vedanud, et pere küpsetab ise suppude ajal süüa? No nii hästi küll ei ole läinud, et kui kokk on ikka kodus, siis ikka peab süüa tegema. Aga no plaan on 2 päeva kõigepealt tööd teha ja 23. õhtul läheb kiirkeedupotti süldimaterjal, et eks seal on kana ja vasikat ja sealiha, seajalgu ja siis saabki ilmselt no see on mul traditsioon ka, et kas vana aasta õhtu ma alustan süldiga, noh see aasta on selline, mis oli härja aasta jah, või kulli jah, võib-olla ei ole hea liha süüa aasta vahetusel, et ma teen jõuludel. Aga tead, see sa oled natukene ebausklik või? Ei, no ei ole ebausklik, ma mõtlesin, tead, aasta vahetusel võib-olla saaks kalaga, aga jõuludel klassikaliselt sültliha ja sellised tugevamad road. No ei tea, võib-olla on part ka menüüs. Mina olen samamoodi, vaatan siin huviga kõrvalt, et mis Tiima teeb, kuna mul on endal ka 3 parti kodus, et vaatan, mis siit tuleb, et äkist kopeerin sind jõulude ajal tohib. Ei, ma arvan, ära kopeeri, tee paremini. Tee paremini, just. Ühesõnaga, väga lihtne, part tuleb seest poolt ära täita ja maitsestada. Et mul on siin selline vürtsisegu, kus on sool, suhkur, igasugused talvised vürtsid, õunakoogivürtse võib panna, kaneeli, aniisi, ingverit, siis mul on selline erinevad pipraid. Ütleme, et niinimetatud sellised jõulumaitsed, et kõik, mis siin jõuluajal sa kujutad ette, et see võiks olla. No talvised soojad vürtsid, just. aniis, kaneel, nelk. Kõlab hästi, jah. Siis ma panen siia teriyaki kastet või hoisiini, kui on. No seda põhimõtteliselt poe valikust saab kätte. Kas seda Selverit ka või? Selverist saab kõike asja. Saab kõike, väga hea. Okei, ma teen siukse mähise, noh, ütleme niimoodi. Et vürtsid, sool, pipar ja siis teriyaki kaste. Et siis on lihtsamini täita seda parti. Selge. Ja määrin korralikult seespoolt, kuna nagu maitsestamine toimub seespoolt, siis neid vürtse võiks nagu, niimoodi nagu ohtralt panna, ma ei tea, 3-4 suppilusikat. Nii, aga mis ta nagu selliseks eestipäraseks teeb, et kui me nüüd paneme siia Eesti õunu ja Selveri valikust ma sain täiesti Lõuna-Eesti toiduvõrgustikult head Eesti õunad. Miks nagu täita siukeste asjadega, see annab mahlakust ja samas ka nagu väga hea kuju. Et ärge pange siia mingi riisi või kuivatatud puuvilju, sest see vastupidi tõmbab niiskust enda sisse ja siis part on kuivam. Väga hea tähelepanu. Et võib-olla värsked puuviljad või siis hapukapsas, klassika, et just oleks niiskem asi, no või nagu mahlasem. Nii, Tiima, siin toimetab edasi või tahad sa praegu midagi lisada? Tead, ma lihtsalt näitan, et ma lukustan selle ära ja ülejäänud maitseainetega ma määrin pealt selle pardi ära. Ja nii kaua siis mina räägin. Kuulen sinu retsepti huviga. Nii, mis sa äkki kodus teha, kui mina teen sinu parti, et äkki sina teed siis verivorsti suppi. Sina teed 24. ma ilmselt 25. Just, mis on need järgi jäänud. Aga Lauri Laan on meil siin kaamera taga, et palun teda siia lähemale jälle, ma ei tea, kas siit on hästi näha või mina, kui Tiima siin vahepeal rääkis, siis mina hakkisin sibulad, küüslaugud, purustasin siia nagu põhjaks sisse, et need ma natuke kuumutan läbi ja siis ma panen siia grilli peale, ma loodan, et ma nüüd lõikasin need otsad ära, et ma loodan, et see verivorst ei hakka siit välja mul jooksma, aga panengi otsa siia grilli peale need verivorstid, et ma natukene nad grillin siit ära, et sellist nagu mõnusat lõkkemaitset tuleb juurde ikka. Ja praegust see minu jaoks ka uus roog, nagu selles mõttes grilli peal teha, et ma praegust teil aega ei oska öelda, aga muidu kui ma olen seda niisama teinud ilma grillita, et siis ma ahjus hoian üks
20 minutit neid verivorste või kui ta on juba eelmine päev küpsenud tegelikult sul ajus ära, et sul on järgi jäänud, siis sul ei olegi vaja teda ahju uuesti panna, vaid otse võid ta siin sibula ja küüslauguga potis ära kuumutada. Ja siin, ütleme, see piikrineegil on nii palju nagu võimalusi, kuidas siin neid asju sättida, et ta mahutavus on päris suur. Et supi teen siin üleval, natuke madalamal tempil, et see sibul ära ei kõrbeks, vorstikesed lasen siin grillresti peal ja siis mul on siin mega head verikäkki ka veel toidunaudilt ja need ma viskan siia veel siia, kust näha on, et on selline kiviplaat, et viskan selle plaadi peale siia, pool kuuks kutsume seda. Et need panen ka siia, ikka verikäkk ikka tahab ikka seda kärssamist natukene, et ta selliseks mõnus krõbedaks läheb. Ja nüüd ma lasengi neil siin, ma arvan, 10-15 minutit, vahepeal keeran seda verivorste siin küpseda. Ja siis mul jäi üks asi veel, üks asi jäi veel ennem ütlemata. Ma olen vist veel eriti hea laps olnud, et mul oli siin üks trüffel ka oli siin rosmariini kuuse all. Vaatame. Äkist me tõmbame siia pardi peale mõned ribakesed või selle supi peale. Mis sa arvad, kui läheb viiskamiseks või? Kui me hästi natukene paneme. Selge. Et miks ma teda siin riisi peal seda musta trühvlit hoian, on sellepärast ka, et see riis võtab ka seda, kuna trühvlid on hästi aromaatsed, siis see riis võtab ka seda trühvli maitset nagu juurde ja samas see trühvel tahaks nagu kuivas keskkonnas olla, et iga päev peaks seda paberit vahetama, et siis muidu ma olen seda paberit vahetama üldjuhul, aga täna ma panin ta siia riisi peale, et siis ma saan homme mingi risotto ka endale veel keeta siin hea trühvli maitselisega. Et kui kellelgi on soovi trühvleid veel jõuluks, et siis Telinees saab tellida täitsa. Nii, aga tihti peale, ma ei tea, kas sina oled sihukest küsimusele vastanud ka oma elu jooksul, kuidas saab pardinaha krõbedaks? Vot. Ma arvan, kord nädalas restoranis ikka kuuled seda, onju. Ja kui sa teed tervet parti, siis on väga-väga lihtne. Ma ei räägi pardifileest, ma räägin nagu tervest pardist. Et trikk on väga lihtne, et seda nahka tuleks pardilihast ära eraldada. Just. Et siis pardinahk või rasv sulab ära, voolab ära. Just. Ja siis ta jääb krõbedaks ja siis teine asi, marinaad võiks sisaldada mingi magusad ainet, kas suhkurt, puuvilja, see, mis karamellistuks ära. Ja ilmselt mul on vaja sinu abi. Nii, räägi, kuidas ma saan ma tahaks selle pardile natkene õhku lapsta või, et pumbaks selle linnu täis. See on hea plaan sul, ma arvan. Et selleks ma võtan täiesti tavalise jalgpalli pumba ja üritan siia naha alla õhku saada. See pärast tuleb välja, nahk eraldub lihast ja kui te küpsetate ükskõik kas grillis või ahjus, kuigi praegu on täiesti selline grilli ilm, et lund pole ja ma arvan, jõuludel on hea grilli välja tõmmata ja... ütleme, et ega restoranis väga neid grillpidusid või ütleme jõulupidusid ei peeta, et siis on tõesti kodus tõmbada oma eegi välja ja laseta kuumaks. Ma hoian siin selle pumba ja sinna lihtsalt pumba siit ja... Ilusasti läheb õhk sisse. Et siis kui me selle naha eraldame lihast, et siis ta läheb krõbedaks meil see nahk. Siin, et tal ei ole seda otsekontakti selle lihaga enam vaata, et kus see niiskus on. Ja siis laseme siin mõnest kohast ja... Aga pauku ei tee meil. No ei peaks. No ja laseme siit ka kuskil. Laseme siit. Siit ta laseb. No natukene tuleb ja... Nii. No nüüd on korras. Nüüd on ta valmis, et selles mõttes see retsept on nii hea, et sa ei pea seda kohe samal päeval tegema. Sa võid paar päeva ette teha. Mis on oluline, et kui sa tahad, et see part oleks krõbe, kastad teda kas kuuma veega pealt või näiteks kuuma glögiga. Nahk tõmbab pingule ja siis sa paned teda lahtiselt külmkappi või kuhu. Mitte mingil juhul ei tasu kilet. Ja, et ei tasu kilet katta, kuna nagu niiskus läheb nahasse tagasi.
et ta pealt kuivab ja siis, kui on õige aeg, 40 minutit ahjus, siis ta peab igatpidi valmis olema. Iva, kuule, räägi oma üldse eluolus praegus. Viimati, kui ma sind nägin, et siis minu mõnest sina olid veel Kruurestoranis peaaegu. See juhtus tegelikult kevadel, et üldse peale neid võistlusi ja mul tundus, et ma olen 8 aastat restorani elu elanud, aga üldse restoranidesse alates aasta 2000, jah. Nii. Ja siis ma enam ei tahtnud võib-olla nii palju restoranis olla, et ma tahtsin natukene maailma näha, tulid need võistlused ja siis mingi hetk ma tundsin, et ma tahan veel midagi elus teha. Et ilmus raamat ja raamatuga ma panin siukse nagu punkti oma elus sellele restorani elule ja siis ma tahtsin tegelikult edasi minna ja Selver alati oli mulle sümpaatne selle poolest, et nad müüvad ka väiksetootja asju, ütleme niimoodi, ja siis on päris lai valik, kodumaine. Siis sattusin sinna, reageerisin ja käisin vestlusel, ikka nagu peab. See on ikka vist hoopis teistsugune elu, vaata, kui sa oled kogu aeg restoranis, restoranis on ikkagi väiksed kogused, et ma kujutan ette Selveris seal, ma ei tea, palju neid poode on, et mitut tonni seal seda kraami iga päev seal köökides valmistatakse ja ma saan aru, et sina oled seal pigem uusi innovaatilisi retsepte, tooteid, toite seal välja mõelda vist, eks ju? Ja ütleme niimoodi, ma ei ole veel seal kaua olnud, et siin on vist 4 kuud ja struktuur on tõesti suur, üle 70 poodi ja siis on nüüd juurde tulid Go-Marketit ja Deliis poed ja siis nii-öelda see kulinaaria köögi pool. Infot on palju, osakondi on palju ja nii kaua kui tuttavaks saad ja siis igal pool on inimesed ja oma struktuur ja igale poole võib-olla ka niimoodi, et päeva pealt nagu restoranis ei saa nagu minna. Aga jah, uued retseptid, praegu sai pizzat tuunitud veidikene Selveris, siis järgmisena on leivaprojekt. Vaatame, ehk siis see jõuab ka nii-öelda kulinaariasse, et sinna mingi uusi asju ja jaanuari algus on see, kus me teeme nii-öelda katsetusi mingi tervisliku putrusi ja midagi sarnast. Aga ma korra julgustan, et kui kellelgi on küsimusi hetkel, mis me siin Tiimaga teinud oleme, kas pardi või verivõrsti kohta, siis andke aga tuld. Vastame hea meelega, kui me teame vastust. Et selline, nüüd on meil teada, et kes see eelmine kord küsis selle küsimuse, et kui mitu sentimeetrit on soolikas, siis me mitte võite talle tagasi küsimusi küsida. Siis nii kaua, kui sa teed suppi, ma mõtlesin, et ma teen lisandi pardile. Hästi palju küsitakse ka, et mida pardile kõrvale pakkuda, et see on teine küsimus ja nagu ma aru saan, et kartuliga praegu ei ole ka nagu nii popp, et keegi ei taha võib-olla rasket kartulit süüa. Ma mõtlesin, et ma teen teistsuguseid juurvilju, talviseid. Ma võtsin pastinagi juure või peterseli juure võib võtta. Ta on ka küllalt... sarnased välja pastinagi peterseli juure. Pastinag on natukene hapelisem. Samas on päris toekas, nagu juursellerigi. Ja ei ole kartul. Just. Mitte see, et kartulil viga oleks, aga tihti peale keegi ei taha, ütleme, rasvasele pardile ka sellist toekamat lisandit. Ma teen juurvilju. Ütleme jah, et kevadel ei ole minu mõnes parimat lisandit kui värske kartul, et võib-olla talvel sügisel oled juba ära väsinud sellest kartulist, et siis vaatadki, mida oleks teistsugust nagu saaks kasutada. Nii, kas meil oli küsimusi, Tauno või? Tauno on ka meil siin veel kaadri taga, et kas meil on mõni küsimus? Praegult veel ei ole. Tere kõigile. Kuule, aga siis mina korra näitan, mida ma siia selle kappari vedeliku sisse, mis ma siin marinaadi panen. Et väiksed ilusad kaalikad. Ütleme, et kui see kaalikas on suur juba ülekasvanud, siis ta võib-olla ei ole nii hea, aga kuna ta praegus on selline suht noorekene näeb siin välja või selline beebi nagu, et
siis ma kujutan ette, et see annab hea maitse sinna küll. Nii, viskame ta kohe siia vedelikku sisse ta siia marineeruma. Nii, vaata, mis meil siin veel. Nii, ma kõrvitsata. Nii palju on, et ma segasin vahepeal vahele, et nii palju on, et küsimusi küll ei ole tulnud, aga vahepeal vabandame, et meie see levi on niru täna kuidagi, et ilmselt põhjus on seal tuules, jah, et väljas on ikka meil siin noa terrassi peal on siin meeletu torm täna ausalt. Meil on siin näha mõned surfarid ka, aga praeguse hetkel ei paista. Jah, aga jah, et te võite julgelt seal küsida, kui on küsimusi. Aga ma arvan, et pärast me ju paneme selle laivi ülesse ka, et siis ta on juba selle heliga, et saate järgi vaadata YouTube'ist pärast vist või Pikrineegi kodulehe pealt selle video, et kellel sealt see algus jäi arusaamatuks või millal see iganes see heli ära kadus meil seal. Nii, siin on pudelkõrvitsad mõned. Jah, paneme. Ma ütlen see natuke väiksemaks, vaatan, kas ma saan siit mõned viilud nuikapsust. Saan. Oleks pidanud suurema mandoliini kaasa võtma. Nii, aga mul on siin juba see verivorst on ka siin omajagu olnud, et krõpsud ma võtsin maha. Et nüüd ma võtan kohe selle, lõikan need verivorstika natuke väiksemaks, panen siia nad korra sibula sisse auduma veel, siis ma valan siia puljongi, koore ja natukene võid paneme ka lõpus. Väga-väga lihtne retsept. Aga klassikud ütlevad, lihtsuses peitub võlu. Oled sa nõust, Iva? Jaa, no tavaliselt nii on ju, mida lihtsam retsept ja kindlam. Just. Ta on kuidagi, alati maitseb ka imeliselt. Kui üle mõtled, siis on niimoodi on kohe tunda ka üle mõeldud. Nii on, jah. Ja ma alati julgustan inimesi, ütleme, et loomulikult sa võid ju ise selle puljongi kodus ka keeta, et mina üldjuhul keedan, aga vahest, kui tõesti kiired ajad on, et siis ma võtan selle Food Studio kanapuljongit, et see on ka mega hea asi, et päris asjadest on tehtud ja kohe on tunda ikkagi, et see on maitsev, nagu naturaalne. Aga Tiima, räägi korra sellist asjadest, et eks me ikka ju kokad ja ükskõik, ma arvan, mis alaesindajad ikka jälgivad, et mis siis konkurendid, või ma ei tahaks võib-olla see on nii kole sõna, konkurendid või mis siis kaaskolleegid, et mis nemad teevad ka veel. Mina olen hästi palju seda täheldanud, et sa oled hästi palju igasugustel võistlustel ja asjadel nagu osalemas käinud. Räägi, kuidas sul läinud on seal nendel võistlustel? Võistlustel on niimoodi olnud, et läinud vahepeal kehvasti, hästi. Et noorena hästi palju käisin aastakoka võistlusel ja seal võib-olla ei läinud alati nii hästi, et alati oli 4. ja siis tekitas seda isu midagi suurele ja siis tuli see Bocuse d'Or Eestisse ja ma väga-väga tahtsin, aga ma olin noor ja võib-olla ei osanud midagi või ei osanud ette valmistada, aga siis võtsin ennast kokku ja 2 aastat täiesti iga päev nägin vaeva, tegin tööd, tegin need võistlustööd ja siis niimoodi sattusin võistlustele ja siis esindasin Eesti riiki ja see oli Euroopa eelvoorus siis läks? Seal ma olin 7. või 8. ja siis finaal oli 14, aga see oli aasta 2000, mis ta oli, 16 äkki või? Peale seda ma olen käinud võistlustel juba treenerina. See on niisugune kokanduse elu üks tähtis osa või üks osa, et kuidagi mulle meeldis see stiil ja siis ma õppisin hästi palju juurde. Võib-olla see õppimine oligi suur motivaator. Okei. Mis sul siis võistlusroad olid siis selle ajal? Kui sa seal kui poolfinaal, siis ta toimus Rootsis ja võistlusroaks oli must saida, ehk siis selline odavam tursk. Ja seakoot oli siis võistlus pearoaks. Ja kui finaal oli, siis oli pärlkana, prantsuse klassika ja siis pruun jääforell
ehk siis meil on 4 forell, aga seal on 4 forell ja ta on sellist hästi pruuni värvi ja siis oli vaja sellest midagi valmis teha. Nii, aga vahepeal ma vaatan, part on siin juba poole peal, et võiks pardirasvas valmistuda lisandi, juurvilju. Ja mul on siin hästi mugav rest, et part küpseb, pardirast tilgub alla, ma panen sinna juurvilju. Noh, karta ei tasu midagi, juurviljad saavad pehmeks, pärast kurname. Just. Ja siis, noh, samas siin mitte ainult rasv, vaid ka puljong või noh, lihamahl kukub ka sinna potti. Kas sealt saab niimoodi, et kui sa järgmine päev paneksid selle rasva nüüd, paneksid külmkappi, kas sa sealt järgmine päev siis saaksid väikse kastmetörtsu ka või sellise pardipuljong'i sealt põhjast või ei, vist ei saa, kuna ma panen juurvilju ja siis need tõmbavad enda sisse ja siis, no võib-olla saad ka, aga kas sa selle rasva näiteks soovitad alles jätta hapukapsa jaoks või ta pigem saab siin nii kõrget temperatuuri, et ei ole mõtet, ta annab sellist rääsut maitse? Ma arvan, ta annab jah sellist, ma siin pool kallan praegu ära ja siis panen juurvilju ja siis tuleb nii-öelda värskelt peale. Okei. Väga hea. Aga mugav ta on, et kui üks tegu, et siis sa ei pea võib-olla jooksma teise ahju, et ühes grillis kõik valmib, et no, et lihtsalt tuleb meeles pidada, et veidikene kuum on. Selge. Aga kas sa muidu nagu ütleme, teed selle pardi kõrvale mingi kastme ka üldjuhul, noh täna meil lihtsalt ei ole puhtfüüsiliselt aega selle jaoks, aga kas sa muidu ütleme, et mina väga hindan erinevaid kastmeid, et kas sul on ka mingi selline hea retsept või mingi hea kaste sinna siis selle ütleme pardi kõrvale, on sul niimoodi kohe niimoodi varrukast võtta midagi? Jah, et ütleme niimoodi, et kui sa tahad väga-väga head pardikastel, jah, sa ikka pead puljongit keetma, ilma selleta ta ei saa. Ei saa, eks? Et sa hea pardipuljong või kanapuljong, mis on nagu tervest linnust tehtud, noh, see on alus. Et võib-olla isegi ei ole vaja sinna nagu veini panna ja midagi, aga samas, et kui sa teed nagu pardipuljongit, segad kokku võib-olla kanapuljongiga või veisepuljongiga, keedad kokku, paned sinna küüslauku ja tüümeeni, need tugevdavad. Ja ongi olemas, eks ju? Ja ongi olemas. Nii, minu supikene on siin keema läinud, ma lasen tal hetkel veel. Siin küpseda nendel vorstikestel ja siis ma püreestan kõik ära ja panen natukene siia soola pipart võib-olla ka juurde ja vaatame. Trüffel vaatab sellise kurva näoga, et tahaks mis siia supi peale või pardi peale siis lisa maitset anda. Nii, ma panen siis siia juurvilju, potti ja juurviljadeks on siis rooskapsas, õunad. Ma viskan veidi ingveri, et oleks särtsu. Üldiselt rasvase toidu juurde sobivad kas teravad asjad või siis hapumad. Ja natuke magusad ka. Ja magusad jah, sobivad linnuga. Siis meil on siin Eesti õunad, rooskapsas, millel on praegu hooaeg. Pärast mingi teine nimetus ka, et mille järgi võib isegi tuntakse. Ja Brusseli kapsas on tal teise... Ole nimi. Brusseli kapsas jah, ei ole võib-olla kõige ilusam nimi, aga rooskapsas. Ta kasvab nii ilusti. Ta nagu lill niimoodi. Väiksed mummud on seal. Ja ta maitseb ka väga hästi ja ta võtab mahlasuse enda sisse. Ütleme, tal endal on päris hea ja siis ta võtab veel juurde. Õunu Eestis on palju, see aasta oli hea õuna aasta. Aga kas sa ütleme, et päris palju taimetoitlasi ikkagi või siis lausa veganeid, et kas sa ütleme sellist nagu köögivilja pada siis või ahju küpsetes, kas sa soovitaksid siis veganitele ka midagi taolist teha, et noh, küll ilma pardita, ilma kodusõlata asjad, et paned siit neid samu maitseid siia ja saab ka mõnusa roa või? Ja no võib ütleme niimoodi, kui jah, liha ei sobi, siis võib panna köögiviljapuljongit ja siis ka laktoosivaba võid võib panna ka, kui või ei sobi. Palmirasvaga ma olen hommikul täna tegelikult teginud kodus vahvleid. Ta ei põle nii, et ta on maitseb, aga ta annab niisuguse kõva enda maitse juurde, aga miks mitte, neid rasvaasendajaid on veel. Ja köögiviljapuljong sobib ideaalselt. Kui isegi kookud
Jah, kookose nüansse. Et ja nüüd ongi mul see supika on põhimõtteliselt valmis. Et ütleme, et mina kasutan siin Blendteki blendrit, et ta on päris võimas ja tugev selline, et ma isegi neid vorsti nagu neid nahkasid, verivorsti nahkasid ei pea ümbert ära võtma, et see masin purustab selle ise ära. Et võib-olla kui kodus teha seda, et siis võib selle naha võib-olla sealt supisest ära võtta, aga eks ta purustab seda samamoodi, aga jääb natukene, võib-olla ei jää nii peenekoeline see struktuur. Nii, Taunol on küsimus. Jaa, Jevgeni küsib, et Tiima käest, et pardi rinnafilee marinaad šefi poolt. Jevgeni. Okei, ma räägin selle saladuse välja. Ai. See marinaad, tegelikult retsept on päris vana, ma arvan, 40 aastat. Nii, tuleb võtta jälle talvised vürtse. Need täpselt vürtsid, mis teile maitsevad. Kaneel, aniis või tähtaniis. See võib olla fennel, midagi aniisilist. Kindlasti erinevad piprad, blenderdad ära ja paned koos punase veiniga keema. Ütleme niimoodi, klaas punast veini, pool klaasi vürtse, või ütleme, ma ei tea, 3-4 supilusikat. Ja siis paned mett ja keedad siukseks paksuks siirupiks. Ja viimasena lisad, ma ei tea, 2-3 supilusikat soojakastet. Jahutad selle marinaadi ära. Kui tahad, siis tõmbad läbi sõela, aga ei pea. Ja siis paned need pardid sinna, vähemalt ööpäevaks seisma. Ja küpsetamisel ta on selline pigem pruunim, aga ikka see lõhn, mis seal küpsemise ajal nagu tuleb välja, on lihtsalt suurepärane. Ja see marinaad on töötanud, see on kontrollitud mitme retseptiga, mitme grupiga ja mitme üritusega. Sa 40 aastat siis. Mitu aastat sina oled seda retsepti siis ise kasutanud? Aasta 2002 siis ma läksin tööle restorani ja siis see on seal olnud ja siis see... Kas ta on sul ajas nagu edasi ka arenenud või oli ta tõesti juba nii super hea? Ei olnud vaja seda enam midagi teha. Pigem keerad untsu, kui hakkad seda seal üle. Võib-olla sooja kastat ei tasu keeta, et paned seda viimasena, jahutad sellega ja siis on okei. Et tead, nagu sa ise ütlesid ka, klassika töötab ja mõne asja ei ole vaja tuunida ja puutuda, et kui ta nagu töötab, siis töötab hästi. Kas sa tahad veel midagi lisada praegus, kuna mina hakkan praegus seda suppi siin läbi puristama, et ma võin siin natukene lärmi teha, aga ma usun, et see käib mõne hetkega. Ma nägin sul kuskilt head puljongid. Sa vist kasutad kõik ära. Tahad sa ka? Ma natukene võtaks, jah. Paned sinna juurikate peale, et aitad meil kiiremini küpseda seal niiskuses, jah? Ma paneks, jah, et kuna see rasv tilgub ja üldiselt puljongid on need, mis teevad ikka väga-väga maitsed asju. Toidu, eks ju. Ma korra segan, Jaanus ikka küsib vahepeale ka, et Tiima, ega sa koriandrit ei kasuta? See on meil tuntud, see sari koriandri kommenteerija. Mina olen eelmist saadet näinud ja mina ütlen kahjuks, mina ei ole koriandri inimene. Mulle koriander mitte kuidagi ei istu. Ma võin teda süüa, aga ma ei naudi, kuna mulle tundub, et koriander on väga tugeva maitsega ja mina eelistan koriandrile peterselli. Või siis peterselli koriandri segu. Eks ju, tegelikult ju koriandrit kutsutakse ka Aasias ju Aasia petersellist. Ja minule tundub, et ta natukene tugev. Aga see on minu isiklik arvamus ja ma söön pigem hea meelega peterselli kui koriandri. Kuigi ma ikka kasutan toidus kui mingi lambalihateed ja sellist. Aga ütleme, ma ei ole selle suurem fänn. Nüüd ma korra müristan siin, et paar korda, kui ma olen selle kannuga teid, just esimesi kordasid oli niimoodi, et ma unustasin kaane peale panna ja siis see kõik see söök oli siin aparaadis mõnusalt laiali, et seda küürimist oli tükk aega ikka võttis aega, et puhtaks saada.
ta võib jah, võib-olla natukene paks või tihke mul see konsistents tulla, aga meil on siin puljongit ja koort ka veel natukene, et sellega saame teda seda vedelust või sellist nagu konsistentsi timmida. No nii, vaatame, mis siin sai siis. See tekstuur on. Ma nüüd panen seal need juurvilju... Ahah, võtame. Et päris hea sametine tekstuur on siin. Sama aeg, kui sul supp sai valmis, ma panen köögivilju, ma arvan, 20 minutit ja nad peakski valmis saama. Ja hea selle panniga otse siia grillile panna, alt kuumutab. Ja panen selle pardi siia. Ja nüüd ma arvan, et ma teen need luugid siin lahti, et oleks korralik kohe temperatuur ees. Selline 250, et hakkakski säristama. No nüüd ma hea meelega vastan küsimusele, kui seal tuleb. Tauno, kuna küsimus ei ole, siis küsi äkki Stiiva käest midagi. Kas sul on midagi, tahad küsida äkki, kuidas tema tutvus Pikrineegiga, et siin vaatajatele? Sa küsisid juba ära selle küsimuse. Ei, ma ei küsinud seda Pikrineegiga, et millal ta... Ei, sa praegu küsisid. No jah, seda küll jah. No Green Eggiga on selline lugu, et esimese Green Eggi ma laenutasin Emanuel Ville käest Olde Hansa restoranist selleks, et aru saada, kuidas restoranis seda kasutada. Kas saab üldse? Kas saab, ma olen sellest kuulnud. No, see oli jah, ma arvan, 7-8 aastat tagasi. Ma tahtsin, et mu lihad oleks pruunikamad, et ei oleks ainult panni peal tehtud, et restoranis saaks väga head grillmaitset ka kalale ja osadele juurviljadele ja tõesti Green Eggil on häid retsepte, mis võiks nagu restoranis teha ja esimene, ma isegi ei tea, selle mõõtus oli selle nagu minimaksist veel väiksem, täitsa mini või? See oli jah mini. Mini jah, siis sellega tegin ja mul tundus, et oli hea ja siis tekkis mul M-grill, vabandust, S-grill. Ja no nüüd on vist see aasta ta nagu jahtunud, aga muidu ta ikka mingi 7 aastat oli kuum. Reaalselt oligi kuum, et restoran ei ole kunagi nagu kinni olnud ja see grill oli, kui ta kuum ei olnud, siis ta oli leige. Siis ta nagu ikka nagu jahtub pool päeva või nagu üle öö ja niimoodi ta nagu siis tööd tegi ja ma ei tea, äkki oli aasta 2013-14 oli see aeg, kus ma siis esimese nii-öelda grilli sain, siis olid minimaksid, nendega sai mõnusalt sõita, paned autosse ja... Lähed kas või loodusesse? Ja või kellelgi külla on ju, oma grilliga, äge olla. Siis võtad õhtul, võtad sisu välja, siis ta tunniga jahtub. Kui sa kõik nagu lahti võtta, siis paned tagasi autosse ja ega ta ei lõhna ka, kui on jahtunud. Väga hea. Väga mugav. Mina on isegi ükskord merel olema olnud selle minimaksiga, et olime kaatris ja jube külm oli ja siis tõstsime selle minimaksi sealt rannast, tõstsime sinna kajutisse sisse ja ta oli ära jahtunud sööd juba, et suitsu ei tulnud enam ja siis ta küttis selle terve kajuti kuumaks, kuna ta ise, see keraamika oli veel ise nii kuum. No jah, kui need rängad on see, et ta ikka nagu hoiab kaua ja kui sa neid lahti võtad, siis on kiiremini jahtumine. Ma ei tea, mul pole mitte midagi teha, üsna kiirelt võib-olla on peale võistlusi, tead, nagu hästi kiirelt teed ära. Köögis ei ole midagi teha, alati on köögis midagi teha, kas või koristada. Hakkan puhastama, jah. Just. Aga mulle tundub, et võib-olla 15 minutit veel ja siis peab ka valmis saama, et... Jaa, minu supikene on ka põhimõtteliselt valmis siin, et korra lasen ta nüüd keema, ma panin siia natukene puljonksi juurde ja ma ei tea, äkki mina hakkan oma suppi serveerima või, mis sa arvad? Ja siis mina tahaks kindlasti näha seda või tähendab, ütleme, et vaatajad tahaks kindlasti näha. Ma arvan, üks asi on selline asi, et mida võiks teha, et Tiima näitab äkki, kuidas seda jõuluparti nagu fileerida. Et sealt, ma olen ise näinud, kuidas inimesed näevad ränka vaeva nagu, et sealt raiuvad seda sealt kontidest sealt läbi. No see on üks võimalus. No on üks võimalus, aga sul on pärast minu mõist nii ebamugav süüa seda.
nuga peab pärast eritama, mitu häda korraga. Neid, ütleme, kui Pekingi parti teha, siis on üks stiil, kuidas lahti lõigata. Kui on niisugune jõulupart või tervelt küpsetatud, siis on seal nagu väga lihtne, et sa võtadki, ma näitan ka, et sa võtadki täpselt samamoodi nagu restoranis, kes fileerib kana. Sama meetodus pardil on need kinsud, koivad, tiivad ja filee. Minu mõnest see on äge. Ja kui part on niisugune paksem ja ütleme hea elu elanud, seal selja peal on ka veidikene liha, no kui seda saab, kui ei saa, ei tasu selle pardi pärast ära visata, sellest saab suurepärase puljongi. Võib-olla tead järgmise päeva teed selle puljongiga suppi. See on selline... Nüüd see supikene on mul siin valmis, et ta selline ei näe võib-olla välimuselt meil kõige esteetilisem välja, et sellepärast ma neid juurviljad siia lõikasin ja marineerisingi siia supi peale. Et me saame, ma usun, et ilusa serveeringu siia veel juurde. Ja mõnusad haped ka siia, et see, ütleme, et see tangud ja verivorst ja et on ikkagi natukene selline, kuigi toidunaudi kuttidel oli hästi siia sellist nagu kõrtsi ja jõulumaitseid pandud, et siin võib-olla tõesti sellega probleemi ei ole, aga mina ikkagi paneks siia natukene mingeid jurkasid, mis annab siis särtsu juurde, jah. Nii, vaatame kohe, mis me siia paneme siis veel. Kas sul on grill praegu vaba? Jaa, mul on grill vaba. Aga teeks väikse jooki kõrvale ka või... Meil on siin päris jahe ka ju, eks? Meil on jahe ja... Me ei propa alkoholi tarbimist, et alkohol on tervise kahjustav, et meil on lihtsalt nagu endale, kuna me tunneme, et see külmus võib meile tervisele liiga teha. Ikka selline pidulik aeg, aga võib-olla laseb natukene rohkem grillis käia, see alkohol laurub välja, aga mitte kõik. Ärme kõiki, peame siia juurde hakkama midagi lisama. Jah, ma panen poti grilli ja siis... paneme siin lõgi peale ja... Kas sul jäi mõni ingverit, kes väikses särtsus? Ingverit on, rosmariini on. Rosmariin on väga. Kas me paneme nad pigem lõpus või paneme kohe või? Ma arvan, paneme kohe, sest... Siis ta annab kohe selle maitse juurde sinna ära, eks? Sul grill on päris kuum, 200 kraadi, et üsna kiirelt see läheb soojaks ka. Eks selle vedeliku keetmisel siin grillil on ka seda, et sa pead jälgima tähelepanelikult, et kui ta keema läheb, et seda võib üle kiia see on. Tead, siin on head rosmariini. Sul oli vist panegi isegi mandariini või? Ai. Mis sealt ka midagi. Siis meil oleks hea siit piparkook, kui me pärast piparkooki sööme, et siis oleks hea siit midagi. Ilma piparkoogi võtsin, et oleks hea kõrvale juua. Aga ma panen selle mandariini kohe sisse ja ma lõikasin, et ta annaks maitst ja mahla. Väga uhke välja siin, et ütleme, et meil on juba supp, siis meil on nagu praad, siis on põhimõtteliselt selline jook, magustoid ka juba valmis tegelikult, et meil on põhimõtteliselt täna on Tiimaga siin laud juba kaetud. Jah, üks päev kuulsin ka, et kui jõulumeeleolu ei ole, siis ta ei teki. Seda peab tekitama ja tekitad seda, jah, sa peadki seda looma. Kas paned lemmiklaulu või mingi vürtse, head toitu, nii et nii-öelda vastav atribuutiku peab käima. Jah, lund ei ole, et siis peab kuidagi ise seda tekitama, seda meeleolu rohkem. Et mina, ütleme, mis verivorsti sööks see ilma pohlamoosita on, et siis mina serveeriks siia supi kõrvale, kui supi kõrvale tavaliselt paned hapukoort, et siis ma arvan, see verivorsti supi kõrvale, see väike pohlamoosi törtsi ja on ka nagu, tead, rusikas ilma auku. Vaatame siit kohe seda suppi ka õudesse. Mina mõtlesin, et ma tahan seda natukene krõbedamaks saada. Mina panen maltoosi. Kuna see sisaldab hästi palju suhkurit. No või maltoosi, jah. Ütleme, nagu kui
kui ta kuumeneb, et siis ta tekitab jah sellise karamelli pinna sinna pardile, eks ju. Kuna ta on selline nagu mõrkjas ja magus, et vastukaaluks ma panen äädikat ja täna on Eesti vaarika äädikas. Vanasti, oli vaja kogu aeg Prantsusmaalt tellida. Nüüd saab Eestist ja üks ühele umbes ma panen. Ja määrin selle pardi pinna. Sisuliselt seda võib enne ahju panekut panna või grilli panekut või siis, kui ta grillib, et kogu aeg võib sellega pintseldada. Tekib mõnus läige ja ei pea kuumutama ka, et segad valmis ja tõmbad pinna pealt. Äädika saurub ära, annab natukene hapet ja maltoos karameliseerub ja annab sellist head jumet. Ma piilun korra, kuidas meie jook, magustoit siin. Ma juba täitsa aurab, et siin ma arvan, et mõni 5 minutit veel, samas me ei taha ju teda ju keema lasta vist, eks ju. Et siis tal see jah, ütleme see kõige parem osa, see alkohol keeb välja jälle. Et meil ei teki siin Tuulise mere ääres seda jõulutunnet ju jälle. Kuule, aga meil on siin üks termomeeter. Vaatame, mis sa arvad, mis see temperatuur tal võiks olla? 65 kraadi või umbes või? Pardil või? Ma just mõtlen selle glögiga praegu. Aga glögil, et ta ei põletaks, on ju. Et 70 on vist selline, nii kaua kui klaasi valad ja... Jah. Tahab natukene veel minna. Selveril on ka mingi selline grill osa. Ma saan aru, et kõik poed ei ole nagu sarnased selle ülesehitusel. Mõni pood on millegile spetsialiseerunud või mõnes poed see on vist pinnast ja või palju seda pinda on. Nii, just. Et mõnes on suurem kaubavalikud, natukene nagu väiksem, täpselt need asjad, mida mis peavad olema. Suurtes poodides on valik üsna suurt. Seal saab kõiki asju endale meelepäraselt leida ja on ka Selver Gourmet osakond, kus saab kõiki tervemaid asju leida ja ütleme võib-olla maailma maitsetast või maailma köögist, kui ei leia Eesti valikust midagi, siis võib alati sealt midagi vaadata. Vaatan, et natukene värvi on vähe, et paneks mingit kunakat värvi ka siia supile peale, et siis redist ei ole vaja. Ma arvan, ei ole vaja marineerida, et tal on juba endal hõrkstuvat nagu juures, et panen lihtsalt siia. Kuidas meil siin olukord on? Et ma tahaks oma parti panna siia grilli peale selleks, et saada väikest suitsuefekti. Kuna siin juurviljad hakkavad valmis saama. Kas millega me seda suitsuefekti tekitame? Tead, me paneme pardi ära, aga paneme siis rosmariini ja võib-olla kuuse otsa. Kuidas sul seal praegu? Ma võtan selle glögi ära ja mina võtan... Mina panen selle pardi, las ta juba tilgutab veidi selle rasvaga. Võtame häid kindeid ka, Et see jah, et Tiima teeb seda sellepärast, et me ei pane siia mingit alust. Ta just tahab, et natukene sealt seda pardirasva tilguks sinna põhimõtteliselt süte peale, et siis tuleb juba selline suitsuefekt, aga jah, alati võib siia mingit laastu veel juurde panna või nagu me just siin rääkisimegi, kas natukene seda kuuske või rosmariini või midagi sellist ka sinna väikse... Tüümian sobib hästi ka ja ütleme, kui kadakas sobib. Ja. Kellel kodus tüümeni ei kasva, siis kadakas sobib. Aga tead, ma olen võistlustel sealiha suitstanud kanarbikuga. Ja ma ütlen, metskanarbik annab nii head aroomi. Just kui sa teed sellist peekonit või sealiha, siis see kanarbik annab väga-väga head.
sellist sauna lõhna või midagi sarnast. No nii. Tauno, mis sina arvad, kas meie jutt kõlab loogiliselt, et kas sa proovid ise midagi jõuluks järgi teha või? Muidugi proovin. Nii, palun konkreetsemat vastust. Ei ole siin lühilausetega vastamist. Ma olen siin ekraani taga nii sähmi täis, et ma pärast vaatan kordusena. Meie glögi on ka varsti valmis, jah? Kuule, ta on valmis. Tõstis ta juba see nafsu jahtuma, ta võib-olla isegi tead selline valamängiste pokaalidest, siis ta jahtub seal pokaalis isegi. No ei, las ta olla potis ja kohe saab part valmis. Mina mõtlesin, et ta juba proovist siin. Tead ikka külm on ikka ihus ja... Ahah, okei, no ma kohe toon neid klaasi ära ja... Ma korra segan vahele, et Andrei siin küsib, et tere, et näidake ka juurikate eegi sisse, kas seal tule vaheplaat seisab. Ma saan aru, Andrei, et sa mõtled seda keraamilist vaheplaati või? Jaa, minul seda pole. Mina ei ole seda pannud, kuna mul on suur piigrineegi alus. Siin ilusti kõik haudub. Et mina ei pannud seda... Ja, kui on piisav vedelikku, siis ei ole vaja otseselt seda panna sinna. Ja. Loomulikult, kui teil on, te võite kasutada, aga siis on küpsetamise aeg on pikem, ütleme, võib-olla siis on mingi tunnikene ja niimoodi. Kuule, aga minu supikene on igal juhul serveeritud. Kas ma saan Tiima siit kuidagi veel assisteerida, aidata äkis glögi valamisel? Võib-olla valame glögi ja siis läheme ka minu pardile. Ütleme, et selline, see verivorsti supp nagu ta on, et selline tume ja elutat värvi ei ole, et täitsa juba mulle meeldib nagu varsti võiks kevad paistma, aga ja siin on veel aega. Nii, aga paneme siis oksi ja las vaikselt suitsab. Ka meie pardike. Termomeetrile vaadata, palju veel part? Tead, ma arvan, et see part peaks valmis olema ka. Me piilome ikka, sest et nüüd on ta sisuliselt 45 minutit olnud. 45 minutit olnud. Ja oli ennem ka natukene, eks ju, on ju? Enne kui meil laiv termomeeter sai kuhugi ära pandud. Nõitsin glögi temperatuuri, et seda head asja raisku ei läheks veel sees. Pardi enda rasvast. No, siit temperatuuri on kõige lihtsam siit nagu kuskilt jala vahel või siis siia õla vahele minna, on ju. Vaata, teeks niimoodi, et sina ka, Lauri, näeks. No tead, mina ütlen, et sa tahaks natukene veel minna. Kui ta oleks seal 65 ja edasi, siis oleks hea, aga ta kindlasti veel ei ole. See iseenest võib-olla rinnafilee üldjuhul mulle meeldib, kui rinnafilee on natukene madalam ja koival natuke kõrgem tepp, aga kui sa teed tervet parti, siis seda on keeruline kätte saada niimoodi seda temperatuuri erinevuses. No, kui teil termomeeter on olemas, siis on hea, siis võib vaadata, on ju, et kui ta on 65 filee poolel, on ju, siis on ta juba selline medium pluss. No koib tahab 69, siis ta on kindlalt läbi küpsenud. No vaata, natukene tuli tossu ka. Kohe tekib siin meil juures. Aga mis sa arvad, paneme need
mandariin ikka äkis siia. No kindlasti ja võib-olla mõne rosmariini oksa ka. Just. Juurviljad on ka valmis. Juurviljad on ka valmis. Veidikene jahtuvad. Nad on hästi pehmed ka. Sul on, ma nägin, et sul oli mingi äge serviis ka kaasas. Kas selle kohta saab serviis öelda, et kus sa seda parti mõtled serveerida? Ma mõtlesin, kuna tervelt just ikka selline nii-öelda festivalroog, et ma ei tahtnud teda vaagna peale või taldriku peale panna, ma serveerin teda potist. Äkist me siis teda ei lõikagi lahti või? Ei, no ikka lõikame, jah. Fileed vähemalt lõikame lahti ja no ma näitan, kuidas see lõikamine käib. Kuigi võib-olla tahaks veel 10 minutit minna. Okei. Ja siis oleks okei. Ma serveerin täna sellisest potist. Ai, see nüüd ka hea välja. Ilus pott, see hoiab ilusti sooja ka ja mõtlesin, ma tõstan juurvili siia, pardi paneme peale ja siis läheb nii-öelda lauda. Meil siin lauda pole, meil on töölaud, et siis me serveerime seda. Meil on lõike laud, me saame siin peal serveerida. Nii. Väga hea temperatuur, ma näen, et siin mõnusalt suitseb ka, et tal tuleb selline hea lõkkemekk tuleb juurde. Kuule, aga nagu ikka köögis, mina koristan siit natukene asju eemale, et saame ruumi juurde. Ma küsin vahepeal vahele, et Tiima rääkis, mis ta siin jõuluajal teeb, aga Allar, mis sina plaanid teha jõuluajal? Ma ju siin juba ütlesin, et ma vist hakkan seda Tiima pardiletsepti koosirima. Ja mul on part on ostetud, et see on täitsa oli mul plaan parti teha, ja eeg on mul ka olemas, nii et miks mitte, ma arvan, miks mitte. Kas on plaan metsa ka minna? Jaa, ikka. Mul on, ütleme, selline majakene metsa sees, et seal on, kui ma siin ka jõuluks ei lähe, kus ma siis veel lähen. Mis sa arvad? Kas me tõmbame äkki sinna juurikate peale natuke trühvleid või? Kuidas sulle tundub või pärast pardifilee peale? Kapsas ja trühvel kõlab hästi juba, jah? kõlab hästi, nagu sündinud koos. Ja kuna roog on soe, siis see trühvel hakkab tööle. Ja ta tuleb välja. Kumaga sa tahad teha, kas sa tahad mikroga või tahad sa mandoliini? Pane natukene siit. Vaba käega, jah? Jah. Oi, need aroomid, mis siin on juba meil praegus. Ütleme, et see trühvli kilohind on küll kallis, aga teda ikkagi kulub suht vähe, et siin on, ütleme, 4 inimese ports ja praegus võib-olla läks kolmandik võib-olla trühvlit panin siia ja 10 grammi maksimum. jah. Et aga see maitse, mis ta siin annab ja see on ikka nagu, kui te tahate võrtsitada oma seda jõululauda, et siis telinees saab, jah. Nii, ja no paneme natukene värvi, kuna selline nagu Kaamuse aeg on, et siis on vaja värvi tuua. Toidugagi. Samas, kui see satub hamba vahele, siis on hea hapukus ja magus. Seda on see hea struktuuri annab ka sinna head krõmpsu. Mahlakust ka. Nii, aga no, mul selline tundub, et aeg ka mõelda selle pardile. Hea oleks, kui ta ikka võib-olla veel 5 minutit puhkaks, aga noh. Ilmselt saavad kodus seda, ma arvan, laste peal puhata. Jah, et kui te kodus teete, part on tervelt küpsenud, siis ta võib rahulikult 10-15 minutit puhata ja... Tõstan selle pardi sulle siia lõikelaua peale või? Jah. Et siis, kui grilli avate seda eegi just, et siis, kui on siin rasvased asjad, sellest temperatuur on kõrge, siis oleks hea, kui te teete siia mõne sentimeetrise prao, et siis, kui siin on mingi, ütleme, plahvatuse oht, mitte plahvatuse oht, aga siin, noh, ütleme, et kuumad söed saavad hapnikku kiiresti peale, et siis tal võib väike leegikest välja käia. Et ütleme, et mul neid ripsmeid ja juukseotsi on ikka läinud siin. Kuidas sul, Tiima, kas sul on ka õnnestunud? Ühe saad, on ju, siis
Jah, siis jääb meelde. Siis jääb meelde ja siis... Assa, kuule see näeb küll hea välja. Ja täitsa seda roosmariini suitsu või seda roosmariini lõhna ja täitsa grillist tunda siin praegu. Jah, hea oleks, et ta veidikene puhkaks, on ju. Siis lõikamisel no ei tule nii palju mahla ka lihast. Kui ma kohe seda lõikan, et siis vaata, siin on selline juba nagu krõbedam veidikene, samas nagu mõnusalt ikkagi mahlane, et ma tunnen. Ja vaata, siit nagu tuleb seda mahla. Ikka paistab päris välja selle, kui ta on ikka mõnusalt seda mahla välja jääb. Ootame 2-3 minutit, siis saab lõigata. Siin potis ka asi ei jahtu ikka päris pihnalt. Kodus saab ilusa portselani vaagnaga või keraamilise suure vaagnaga serveerida, sest see hoiab ka hästi ilusti sooja. Aga räägi, mis sul tulevikuplaanid on? Kas sul on juba mingeid siin uusi mõtteid või oled sa nii uus algus seal Selveris veel, et ei ole jõudnud? Ütleme, jah, uus algus on, aga kindlasti ma tahan olla Selveris, et ma hakkan küpsetama üsna varsti leiba, Selver leiba. Vähemalt suured katsetused käivad ja siis ka jõuda nii-öelda selle Selveri köögitoimuga. Seal on ka mingi plaanid. Aasta edasi. Ja ega ma nii palju tulevikku ka ei vaata, võib-olla aasta praegu näen, et nii palju tööd mul on teha, aga kindlasti tuleb uusi ideid veel. Ma olen näinud, et sa oled isegi leiba, oled siin isegi eegis teinud. Leiba eegis on väga lihtne teha, kuna eeg tõstab või see muna tõstab väga korralikult temperatuuri ja leivad tahavadki sellist kõrgemat temperatuuri, ütleme seal alates 220 ja nii edasi, 250, et kas vaherestiga või selle vaheplaadiga, pitsaplaadiga ja kui sul on see, kuidas nimetaks seda kivi, see tauna. Jah, et kui sul all see vaheplaat on või see vahekivi ja siis see pitsakivi, siis paned leiba, kui see ilma vormita teed nii-öelda plaadileib siis. Ja põrandaleib või ahjuleib, jah. Et siis küpseb nõtalt või siis teed malmpotis. Jah, potisai või potileib ja siis täiesti samuti võib ka vormis teha. Kui vormiga teed hea, et alla oleks see vaheplaat, vahekivi, et ta lihtsalt ei põleks nii kiirelt ja 30 minutit ja kui väga tihti ei vaata, siis väga ilusti välja. Ja ma olen ka muffineid teinud, nii et... Šokolaadis ma tahan mida teinud. Et ütleme, selle leibasaia puhul mulle just meeldib see, et sa, mida vähem see leibsai kaetud, siis on nagu mida väiksem see pott või see, et seda mõnusama maitse ja sellise krõbedase seda sinna külgedele üle võtab, kui ta on otse niimoodi plaadi peale pandud, selle nagu sa ütlesid, põrandaleib. Peaasi, et see plaat oleks kuum. Et see leib kohe saaks nii-öelda selle šoki kätte, kõrge temperatuuri. Mingi 180 kraadi, siis ei tasu teha. Et grillika tahab sellist suuremat, sest et sa teed kaane lahti, et esimene nagu kuumus tuleb välja, et esialgu võiks grill kuumata. No nii, mis sa arvad? On aeg? Kuule, mina arvan küll, jah. Kui meilgi jookseb seda mahla natuke rohkem, et siis kodudes teavad inimesed hoiavad selleks 15 minutit äkist isegi tal peale grillist välja võtmist, et mina tahaks lihtsalt seda näha, jah, et kuidas või tahan näidata teile, et kuidas seda parti nagu fileerida korralikult, tervet parti fileerida siis. Ja sama kehtib praktiliselt igasuguste kanade ja muude lindude kohta ka. Meil siin vaatajad juba kommenteerivad, et küll seda sööks alles. Aga siis ongi Selverisse, ma arvan, et Selveris on väga head pardid müügil või? Et Selverisse parti ostma ja... No näe, 2 tükki sain. Ei, selles mõttes, et siin vahet ei ole, kui suur part on. Kui on väike part, siis küpseb kiiremini. Kui on suur part, siis küpseb kauem. No nii, variandid, kuidas liha lõigata. Tauno, sina küsisid ka, kuidas parti lõigata. Variant on palju. Kuna siin on mul saba osa kinni, siin on kõvasti praegu
mahla ja siin on see õun, mis me panime ja ma ütlen, et siit poolt ei lõika. No variandid on niimoodi, et lähete väikse noaga, tegelikult ükskõik mis noaga. Ma alustan linnu lõikamist tagajalgadest on ju, koivadest on ju ja teen siukse lõige ja siis natukene aitan käega niimoodi. Ja ma ütlen, et päris kuumad ka ja lõikan selle välja. Siis, sõltub mitte sööjad sul on. Sa võid selle ka nagu lõigata või siis see on nagu terve koiv on ju. Pool koivaks ja kiinsid. Ei, ma arvan, et see koiv on täpselt paras praegu. Okei. No, paneme selle siia. Fileega on siis lihtne. Siin alati seda joont on näha. Siis joonest 1 millimeeter kummale poole on ju. Ükskõik mis maaga nagu läheb. Ma võin suurega ka nagu aidata. Kiiluluuks kutsutakse seda. Ja siis teed siukse pikema lõiged ja nagu me ei kiirusta ka aega on. Kui ei taha suure noaga, võib väiksega. Ja siis vaikselt lõikad. Siis jõuad selle koivani, või mis see on, see tiib, jah? No selle koha peal võib-olla on vaja natukene aidata. Aga raiumist ei tasu teha. Seal on täpselt need liigesed kõõluse kohad, kus sa saad sealt läbi ilusasti lõigata. Ja, läheb. No, siit võib niimoodi ära lõigata, see on veel üks ports. No ja fileed on niimoodi, siis mõtled, mitu inimest sul on. No, ma usun, et meile kahele piisaks selles pardis praegu tervist varjast. Ma arvan, et teised ei saaks. Ma lõikan seda niimoodi. Nagu võist läheb sinuga läbi, nii pehme on. Ja väga-väga mahlane. Ma tegin koduahjus, aga ta ei olnud siis nii mahlane. Ja, eks see eegi eelis on ka see, et hoiab hästi niiskust selline. Et kui sul on ikka need metallpinnad, kus sa küpsetad, ütleme tavagrillid või ahjudki, siis et see võtab selle niiskus ära, see metall just. Eeg on see keraamika, et see annab pigem sealt keraamikast niiskust välja, kui ta kummaks läheb. Praegu võib-olla part oleks veel 10 minutit olnud, siis ta oleks nagu rohkem küpse, oleks nagu selline veldan. Praegu mulle tundub, et ta on medium pluss. Mina arvan, et samas, kui ta puhkab ära, siis on väga kui ta lasete kodus natuke tal puhata veel ja ta ongi ideaalne. Ja mina pigem eelistan ka, et see filee võikski selline roosakam olla, et see koivad võibki pärast korraks veel võid korra ahju panna. Selles mõttes grillis on hea teha. Koivad saavad kiirkuumust ja sest ma nägin, et praegu lõikamisel, nad tegelikult on läbi küpsanud ka, aga filee ja siin keskosa on selline mõnus veel roosa ja väga maitse. Mis siis ikka? Ma arvan, et soovime head katsetamist kodus ja... Üks küsimus tuli. Jevgeni küsib veel korra, et Dima, et kas Green Eggi juba ostsid endale või jõuluvana poolt ootade? Tead, sellega on niimoodi. Ma loodan, et mu naine näeb seda saadet. Ma olen igasuguseid vihjesid talle andnud. Aga kuna, Jevgeni, ma vastan sinu küsimusele, minu rõdu ei ole nii suur ja ma elan korteris, siis ainult minimaks on nagu sinna mahtuvuse poolest okei. Aga mina tahan Elli. Nii et kõigepealt ma teen ruumi või ehitan endale ruumi, kuhu see L panna, sest mina tahan nii leiba ja suurt liha ja suurt parti ja kalkunit ja võib-olla kintsu küpsetada, siis natukene suuremad kui see minimaks. Nii et mul veel ei ole, Jevgeni, et kui sul mõni tuttav päkapikk on, et maini talle. Aga mis meil muud ikka öelda siin, et soovime kõigile ilusat jõuluaega. Rahulikku jõuluaega. Ja ma arvan, et ilusat katsetamist kodus. Sellest teete suppi või teete parti või glögi ja teete kõiki korraga.
no mina arvan, et olge perega, olge hoitud. Ja talv on imelik aeg, millal saab niisugust head naudingut endale lubada, eriti jõuluajal, head rooga ja neid jooke ja olla pere keskel. No see on luksus tänase päeval. Absoluutselt. Ilusat jõuluaega. Aitäh, tänud ka korraldajatele ja Noa perele ja ma lõpetuseks ütlen veel seda, et siin Iiris ütleb sulle, Dima, et RMK platsil ruumi küll. Ahah, okei.